miks korraldada asja ongi ju puhtalt sellepärast, et teised ka sellest midagi saaksid. Ma lihtsalt tunnen, et mul hambad lõi. Kuule, aga siin on radikas, mis ei ole seinas kinni. Suure kambaga meil oli see 8 nariga tuba olime. Olime siis kõik seal pead ja jalad koos nagu selline mõnus klassiekskursioon. Ja siis järsku mingid tüübid ütlevad, et kole, et teeks siis selle oma klubi nagu. Täna on mul nagu eesõigus nagu. Kas on olnud unistusi mõtteid, et kusagile midagi see rajada? Tihtipeale naised üksi ei julge ju tulla võistlema. Saame panna nii-öelda märgi maha, et juba liigume selles suunas, et päris treenereid hakkaks discgolfi maastikule tulema. Mis on sinu suurim südameasi selle discgolfi juures? Tere kõigile, kes te jälgite Topsi kanalit YouTube'is ja täna on mul au vestelda ühe inimesega, kelle kohta ma nagu mõtlesin hetk enne selle intervjuu algust sellist mõtet, et on need, kes nagu mängivad discgolfi ja saavad osa mingitest keskkondadest ja on need, kes neid keskkondi loovad, kes näevad tegelikult palju vaeva, et discgolfi elu oleks tore ja ilus. Tere, Piret! Tere, Indrek! Piret Orgussaar siis täisnimi. No esimest korda sinu nime ma kohtasin siis, kui sõber kutsus Kurnasse mängima nädalamängu ja oli vaja ülekandega osavõtutasu üle maksta, sellepärast et töölt oli jube kiire ja oli teada, et jõuame 1 minut enne aega nagu kohale. Sind iseloomustavad sellised nähtused nagu kurnarada, birdie punch, lisaks oled õpetaja discgolfi liidus ja sellest kõigest hakkame rohkem rääkima. Kõigepealt võib-olla ütle meile seda, et kuidas sinu jaoks üldse see discgolfi tee alguse sai, et kas sina leidsid discgolfi või discgolf leidis sind? Ma arvan, et discgolfist leidis minu, sest esimest korda üldse mind kutsuti rajale, siis ma ütlesin selle sõbrale, et kuule, mine loobi need kette, et seal metsas üksi, et ma ei hakka küll kuskile kaasa tulema ja siis läks, ma arvan, 3 aastat hiljem tuli järgmine seltskond, kes ka ütles, et lähme siis sinna, hea küll, et ma tulen siis kaasa. Aga ma kohe segan vahele, kuna meil tuleb palju juttu täna ka naiste discgolfist, siis sõbrad olid siis nüüd läbi segi või olid just teised naisterahvad, kes kutsusid või? Tol hetkel olid ikkagi meesterahvad ja mõni üksik siis naisterahvas oli ka pundis, kes juba oli varasemalt mänginud ja siis kelle käest mina oma esimesed kettad ka sain, et katsuda, et mis siis on driver ja keskmaketas ja putter. Nii, aga kohe sa ei olnud müüdud ideele, ei tahtnud kohe minna. Seal, kus ma sind katkestasin, pane sealt edasi. Jah, esimesel korral ma küll olin, et ei tea, et mingi siuke imelik asi, eks, aga teine kord juba, kui me siis läksime, esimest korda ma vist olin Männiku rajal, ei ole kõige lihtsam koht, kuhu esimest korda minna, eks. Aga tegelikult oli päris fun ja kuidagi siis hakkas minema, et käisime see 1 kord ära, siis läksime jälle mingisugune kevadine aeg oli, ilmad olid ilusad. Käisime niimoodi korduvalt üks esimesi kettaid on seal karjääris ka jätkuvalt. Ainus, mida ei ole veel kätte saanud. See üks, mida ei ole tuuker üles leidnud. Mida ei ole tuuker leidnud. Tuuker ei pidanud käima selle külje peal. Ja siis olin 6 aega ketast käes hoidnud, siis läksin oma esimesele nädalamängule, mis oli Nõmme rajal ja Jako ja Merje vist siis seda korraldasid ka algajate mäng. Ja viskame need aastaarvud ka vahele. See oli umbes 2018? 17, 18 ja. Okei, umbes sellel ajal. Nii, Nõmmele nädalamängule. Ja siis kuidagi fun oli ja sealt oli see, et tulemus loomulikult oli päris hirmus. Et väga-väga punane mäng oli. 6 aega oled käes hoidnud, ei tea ju tegelikult, mis sa teed, eks. Ja siis kihvt oli see, et kuna see oli algajatele suunatud mäng, siis pärast olid Jakol oli ka mingid need loosi auhinnad seal ja siis kohe esimesel mängul mul siis nii-öelda vedas loosiga, sain endale minimarkeri, mis oli siis eelmise aasta Eesti meistrikate oma. See on mul siiamaani nii-öelda talismanina kotis kaasas. Et kuidagi kurb on, et ei taha seda nagu ära kaotada. Et siis see oli see hea tunde tekitamine, et et siuke äge asi. Ja julged seda kotis ikkagi kaasas ka enda, sellepärast, et markerid ju kipuvad maha ununema, aga sa kasutad ka seda? Praegu ma kasutan seda vähem, aga üldiselt varem ma kasutasin seda ikka kogu aeg. Selge. Et selline oli see alguslugu. Võitsid loosi auhinna ja hakkasid ka julgelt kohe võistlema edasi. Vahet pole, et olid omadega täitsa plussis, nagu meil siin ühe tanklaketi reklaam oli, aga meeleolu oli plussis, see oli kõige tähtsam.
siiamaani, ega kui mäng ei lähe, siis seltskond on põhiline tegelikult, et ükskõik kuhu sa lähed, diski kogukond on nii äge, kõik hoiavad nii kokku, abistavad, õpetavad, juhendavad, et sellist negatiivset kogemust ma ei mäleta, et oleks rajal väga olnud. Ja noh, inimesed hakkavad väga erinevate asjade tõttu discgolfi mängima või noh, jäävad nagu haagituks selle külge, et mõnel on see sportlik pool, mõnel on sõbrad, mõnel ongi just see, et ta tahab olla korraldaja, et sinul, ma saan aru, esimene oli rohkem seltskond, sõbrad. Seltskond, mäng ise, sõbrad, jah. Et ja loodus on paljudel veel, et... No tegelikult jah, selles mõttes, et kui praegu võtta, et kas minna niisama metsa alla oma samme täis tegema või lähed, viskad kettaideks, et siis pigem see teine variant on ikkagi atraktiivsem. Selge see. Aga noh, sport nagu niisama... Ka tavaliselt meeldima ei hakka, et ikkagi mingi pisik on varasemast sees, et sul mingi sporditaust oli ka varem? Jah, keskkooliaega tegin kergejõustikut, lõpetasin Viljandis spordikooli ja pärast seda ka ikkagi olen pidevalt olnud aktiivne, võrkpalli olen mänginud. Sa ütlesid Viljandi praegu? Jah. Sa oled pärit kust? Viljandist. Oledki sealt pärit? No nii. Nii, võrkpall, mis seal oli, kergejõustik? Kergejõustik, natukene jooksmist ka, et proovisin seda pikema distantsi jooksmist, aga see kuidagi ikka mul ei sobi, et see discgolfi rajal see 3 kilomeetrit läbi käia on tegelikult päris mõnus. Selge, no selline oli sinu lugu, kuidas sa selle discgolfi juurde tulid ja täna sa jooksutad sellist discgolfi klubi nagu Birdie Bunch. Te teete väga palju, kogu aeg on mingid üritused, võistlused, mitte ka ainult discgolfi asjad. Teil on väga palju naisliikmeid, teil on isegi natuke eksklusiivne nagu punt, eks ole, et sinna nii lihtne sisse saada. Kohe hakkame seda rohkem lahkama. Kust nüüd tuli see idee, et hakkad ise seda klubi asja ajama? Selle klubi asjaga oli selline, et olime oma siis pundiga, sõpruskonnaga Latitude'i festivalil eelmisel aastal. Ja kuna ei olnud neid tube ju saada, siis me olime tõesti mingi suure kambaga, meil oli see 8 nariga tuba olime, olime siis kõik seal pead ja jalad koos nagu selline mõnus klassiekskursioon. Ja siis järsku mingid tüübid ütlevad, et kole, et teeks siis selle oma klubi nagu. Siis ma ütlesin, et okei, läks natuke mõtled, et ikka nagu päriselt siis, et teeme siis selle klubi. Ja siis asi oligi, et hea küll, teeme ära. Hakkasime siis ajama, et lisaks siis minule on meie juhatuses Eenok-Pajanen ja Meelis Pool, et me siis kolmekesi oleme siis eestvedajate grupp. Ja siis liikmed on tulnud järjest sealt sama seltskond, kes seal kohal oli, need kõik on meil täna liikmed, pluss siis lisaks veel sõprade sõbrad ja mõni on siis kuskilt kuulnud, et äge punt ja oli ruumi ja siis ka liitus meiega. Kas me tegelikult peaksime veel ajast tagasi minema, sest see punt ei tekkinud ka õhust, et need olid ilmselt siis sõbrad inimesed, kellega sa olid juba koos mängid mõnda aega, aga sa tegelikult juba ammu korraldasid neid nädalamänge või? Jah, see kurna iga algus on raske, et Lähme siis sinna tagasi isegi, veel rohkem kerime neid aastaid sinna. Kuidas see algas? Algas niimoodi, et kui ma hakkasin ise mängima, siis kogu aeg, kui lähed kuskile võistlema, et siis olid kõik need naised olid niivõrd kange reitinguga, et mina seal, kes nii algaja olin, et tegelikult ei olnud mitte mingisugust sellist eduelamust. Ja siis mõtlesingi, et tegelikult oleks kihvt, et seesama võistlus, mis ju seal Nõmmel toimus, et oli vahva, et algajad said mängida ja olid nagu omaette divisjonides seal. Ja siis mõtlesin, et miks mitte, et paneks ka sellise ürituse käima, et ega ma ju ei olnud kindel, kas sinna üldse kedagi tuleb või mis üldse saama hakkab. Ja siis leidsin Kurna Rae, kuna ma seal Rae vallas elan. Siis rääkisin nii-öelda selle külavanemaga läbi ja saime siis kaubale, et saan rada kasutama hakata. Ja kui see esimene võistlus oli, siis mis oli mingi äkki 30 inimest, siis oli reaalselt niimoodi, et jalg veits värises, täitsa mingid võõrad inimesed tulid, kus sa siis niimoodi, mina olin ju ka täiesti tundmatu, mitte keegi ei teadnud, mingisugune suvaline tüdruk korraldab mingit asja, keegi ei teadnud midagi, aga esimene kord läks kenasti ja siis sealt hakkas nagu asi liikuma, et vist järgmisel nädalal oli juba 2-kordselt rahvast ja siis hooaja lõpuks ei olnud minu meelest kordagi, kui ei oleks alla täismaja olnud, ehk siis tegelikult jätkuvalt siiamaani on mul ikkagi hooaja
nii-öelda lõpuks on selline keskmine osalejate arv korra kohta on selline 86 liiget või inimest, eks, et ja maksimum on 90. 90 on maksimum. Ja Kurna on ka statistiliselt üks kõige mängitumaid radasid terves Eestis. Ilmselt on sul oma osa olnud selles. Tundub nii, jah. Ja nüüd ongi, et kui see Kurna mängud käima läksid, siis seal hakkas käima hästi palju inimesi, kes jäidki nagu käima ja käivad siiamaani, ongi 4 aastat minuga koos seda teed käinud. Väga paljud neist on nüüd meil klubis. Ja tegelikult Eenoki ma leidsin ka samamoodi, et Eenok tuli mulle sinna mängule ja siis ta tegi oma 3 mängu või tal oli vist juba reiting all, ühesõnaga, aga reitingu numbrid läksid lõpuks nii suureks talle, et ta enam nii-öelda peale ei saanud. Siis tuli ütlema, et kuule, et äkki teeks divisioni, et saaks nagu teised ka mängima. Vot ma pidin just sinna jõudma, et iga algus on raske, see on hästi lihtne nagu sümpatiseerida sellise pealkirjaga võistlusega, et ma võin ka minna, kui ma ei ole veel kõva tegija. Teil on nagu teistpidi efekt, et need, kes on liiga kõvad, need nagu ei ole oodatud väga või? Ei, on ikka. Et tegelikult alguses oligi, et esimesel hooajal vist oli see reitingu piir, mul oligi vist 800 pandud, et ei olnudki neid nii-öelda võimalust nagu suurematel tulla. Ahaa, isegi nii, et täiesti juba alustada. Aga siis ikkagi ta nüüd tänu sellele, et oma see sõpruskond hakkas kasvama ja tahtsime koos mängida, siis need divisioonid on nii-öelda ajas muutunud. Ja ma arvan, et mul on vist nüüd üks väheseid, kus on sellel hooajal naiste division eraldi kuni 825 reitinguga. Et need, kes juba üle selle lähevad, need lähevad siis sinna segadivisiooni. Aga et lihtsalt, et need naised, kes ei ole võib-olla nii palju mänginud, ei ole nii palju seda kindlust ja tahaks ka sellist eduelamust, et siis seal divisionis nii-öelda on see nagu täitsa saavutatav. Väga armas. Ja kuidas see täituvus on, sest mina olen Kurnas on selline rohkem juhukülaline, et kas divisionid täituvad pigem võrdselt, et ütleme neid naisjalgajaid võiks olla rohkem või palju neid käib umbes? Parematel päevadel on seal naisalgajates kuskil 14 naist, mis tegelikult on täitsa okei. See on okei. Ja siis kõige madalamas meeste divisioonis on ka selline 20 tuuris, aga kõige rohkem on ikkagi seal, ütleme, selles keskmises ja siis juba 900 pluss divisioonis. Need tulevad iga ilmaga ja ükskõik kuhu mängima. Mis on hakanud silma, et auhinda sa jagad vist nagu heldelt pigem, et mina olen ka pidanud sõbrale sokke tagantjärgi ära viima, sest ta pani juba minema, et sul on seal loosiauhinnad, igas divisionis saavad kõik või kuidas sul see poliitika on? On niimoodi, et on igas divisionis saab, ütleme siis top 3 naistele ma olen teinud natukene mööndusi, et kuna naisi nagu nii käib vähem mängimas, et kui jagatakse, et top 3 saab teatud mängijate arvust tuleb siis see auhind, siis naistel on nii-öelda see number vähendatud, et siis iga võistlus peaaegu on alati top 2 saab kindlasti, et isegi kui meid on 7 naist, et siis 2 saavad kindlasti. Pluss siis on iga 15 mängija kohta on loosiauhind, siis on lisaks veel CTP 3 erinevas divisioonis, et naistele eraldi, madalama reitinguga meestele ja siis kõrgema reitinguga meestele. Pluss siis sellel hooajal on Tuule discgolf natukene pannud oma õlga alla ja teinud, nendega siis teeme koostööd, siis mängu lõpus on kettavõitmismäng, et kuna nad toovad MP-d ja natukene võib-olla teistsuguseid kettaid maale, et siis tutvustada neid ka inimestele, et siis loosime iga kord ka ühe ketta nende valikust välja. Ja aga nüüd kõige selleni sa praegu räägid, et kuidas see täna välja näeb, et kas nüüd mingi 4 aastat oled teinud neid asju või? 4 hooaeg saab laupäeval läbi nüüd. Kui nagu, milline see teekond olnud on, et kas alguses kohe, kui oli lihtne leida piisavalt rahastust või et vahel on ju nii, et kas osalustasud katavad üldse kogu auhinnafondigi ära, eks ole, et lihtsalt, et võib-olla on neid, kes vaatavad, kuulavad seda jutuajamist ja ise ka tahavad asju korraldada, et räägi seda telgitagust, et kuidas sa nagu targalt selle niimoodi üles ehitad, sest täna on see üks kõige heldemaid nädalamänge, kus saab üldse käia. No, eks tegelikult see on niimoodi, et peaaegu kõik, mis siis tuleb, läheb ära ka, et raja nii-öelda ka on kokkulepe tehtud, et neid me toetame, siis osalustasudest läheb sinna. Ja siis meil on ju veel nüüd sellest hooajast, eelmise hooaeg oli ka, et esimesel 2 hooajal Holari potti ei olnud, siis
ja siis kuidagi holarid ei visatud ja siis nüüd, kui holaripott tekkis, hakkas järsku ka holarite viskamine pihta. Võetakse rohkem riske. Ja aga holaripotti, kui tavaliselt läheb euro, siis meil läheb 50 senti ja teine 50 senti siis sellest eurost jääb kuu auhindadeks, ehk siis kõik, kes on kuu jooksul vähemalt korra käinud mängimas, siis kuu lõpus on võimalik võita endale eriauhind. Ega suurem osa tuleb ikkagi ise osta, et ega nende sponsoritega päris nii ei ole, et kõik sulle tulevad ja kõike tasuta annavad, et natuke panustad ise ja natuke siis antakse juurde, et vahva jugu oli see, et üks noormees käis siis nädalamängul ja siis ühel hetkel avastan postkastis, mul on mingisugune noormees kirjutanud lihtsalt, et tänased tore mäng oli ja talle täitsa meeldis ja et tahaks ka nii-öelda toetada, et tema teeb selliseid marjadest peseesid ja marjarulle ja siis toorsnäkke, et kas oleks huvitatud. Ja siis sai Food Poweriga koostöö alguse, et sellel hooajal on seda küll vähem olnud, aga eelnevatel siis 2 aastal oli täitsa vahva sellega, et sealt sai ka loosi auhindu nende poolt ja et see oli teistmoodi. Et kui teed, siis ikkagi liigub infot, tuleb kuskilt koostöö siit sealt, ise alati natuke paned oma raha alguses alla, ma saan aru, ja siis ikkagi loodad, et see tuleb tagasi. Ja. Et see tegemise rõõm on see kõige suurem. Sest tegelikult on ju, sai ka tehtud klubi või sai tehtud nädalamängule selline logo, et koostöös siis Andiga, Andi tegelikult tegi mulle logo, et mul on ka Facebookis on ju nädalamängul oma leht olemas, et tegelikult see logo saigi lihtsalt sellepärast, et kuna esimese hooaja lõpus ma otsustasin, et inimene, kes on siis kõige rohkem käinud, et saab siis eriketta nädalamängu logoga ja see on nüüd iga aasta ongi olnud, et inimene, kes on osalenud kõige rohkem, siis saab selle nädalamängu logoga eriketta endale. Et sellel laupäeval, kui nüüd viimane mäng tulemas, et siis on muid üllatusi ka varuks nendele, kes on siis kas rohkem käinud või siis üldkokkuvõttes häid tulemusi mänginud. Ja siis sai koostöös Destroyeriga sai tehtud nädalamängul oma rätik, siis oli logoga joogipudel üks hooaeg, siis see hooaeg tegi Andi mulle need bogibagid, mis on logoga. Ehk siis kogu aeg on nagu, et midagi nagu juurde, et mingi lisandväärtus peab nagu asjal olema, et mitte et lihtsalt, et ma tulen ja mängin, vaid et peab nagu fun olema, et endal peab olema fun ja tegelikult nendel, kes osalevad, et neil peaks ka meeldima. Et isegi kui ring läheb ka pekki, et siis nagu on ikkagi midagi oodata, et tihtipeale ongi need, kes loosiga võidavad, on need kui tore, et mul oli nii halb ring täna, aga nüüd läks kohe paremaks ja mul on ju esimesest hooajast peale on ZTP auhind on olnud ka klassikaliselt on lõbusad sokideks, et üks meie klubikas küsiski kohe niimoodi, et kas see aasta ZTP-s sokke ka saab, ma ütlesin, et ikka saab. Et siis, et mulle meeldib, kui on selline kindel rutiin, et juba inimesed teavad, mis see rutiin on, et okay. Ja põhjus, miks ma nagu võib-olla lasen sul ka pikemalt sest nädalamängu asjadest rääkida Kurnas, sest punkt 1 nad on populaarsed, väga populaarsel rajal. Mõni võib-olla on avastanud mängu nii, et tuleb sinna mängima, et mingi nädalamäng on ees, on ju, et võib-olla on alguses pettunud, aga siis tekib huvi, on mingid siukseid lugusid. Ja on alles nüüd paar nädalat tagasi oli, et vist isa ja poeg kahekesi olid rajal, et mõtlesime mängima tulla, aga näed, et vaatasime, et on hoopis mäng, et poiss mõtles, et võiks tulla võistlema, et kas on kohta, ma ütlesin et täpselt paar kohta oligi ja tulidki siis nii-öelda mängule. Et päris mitmeid kordi on niimoodi olnud. No igal juhul vahva kõik see auhindade asi, et selline südamega tehtud, et see hakkab ka silma siis, kui sa sinna nagu meeletult palju ei satu, et mina ei ole selle piirkonna inimene, vahel peale tööd on klappinud, eks ole. Aga ma nägin kohe, et tundub, et see Piret ajab seda asja nagu südamega ja tõesti, et käid ühe korra mängul, võib-olla isegi lähe hästi, kuu lõpus on ikka veel võimalik midagi võita, ma saan aru, et selline asi ka veel. No, väga vahva. Kui sind kohal ei ole, siis ma alati võtan ühendust eraldi. Et ei loosi uut inimest välja? Ei, et seal ei saagi olla, et kui sul ikkagi kuu jooksul käib seal mingisugune 360-400 inimest, sa ei saa eeldada, et nad sul kõik on kohal, eks, et siis kuu auhinnaga on see, et võtan eraldi ühendust. Okei, aga nüüd kas siis nüüd see Kurna punt, kellega sa seal korraldasid ja sinu sõbrad ja kogukond ja ma saan aru Rae vald, et kas nüüd nendest tekkiski siis nüüd lähme tagasi sinna Jõulumäele Latitude'i festivalile,
kas see oli nüüd see punt, kellega tekkis idee, et naride peale, et teeme nüüd siis selle klubi Birdie Bunchi? Jah, need olidki need inimesed, kes siis kurnast olid mulle nii-öelda mängukaaslasteks saanud ja siis kuidagi hakkasime omavahel rohkem suhtlema ja siis sattusime sinna latituudile koos ja siis tuli see plaan, et hakkame nüüd siis tegema. Ja siis poisid ütlesid, et hakkame tegema ja siis kõik vaatasid Piretile otsa, et siis tee. No kunagi keegi tark inimene ütles mulle, et juhi tunned ruumis alati selle järgi ära, kelle otsa vaadatakse, kui on vaja lahendust. Et ju siis on mingi naturaalne juhi võimekus. Ise sa tunnetad seda niimoodi või? No ma ei tea, mul on kogu aeg meeldinud korraldada ja selles mõttes mul ei ole nagu seda hirmu olnud kuskil esineda või et midagi teha, eks, et see on tegelikult vahva. Okei, aga hakkame lihtsatest asjadest pihta. Birdie Bunch, kust tuli nimi? See oli kogu klubi loomise juures kõige keerulisem asi üldse, sellepärast, et väga paljud nimed juba on ju ära võetud, et mõtlesime, et Birdie Club või mis iganes, aga tegelikult need kõik olid juba kuskil, vaatasid Metrixis, et selle nimelised klubid on juba olemas ja et mis see hea nimi siis oleks, et kõlaks nagu hästi või et mida nagu panna ja siis mõtlesime, et see Birdie on nagu tegelikult ju mänguelemendina ju positiivne, eks. Ja siis Bunch on nagu kamp või grupp inimesi, et siis ja nüüd me siis lühidalt kutsume ennast siis nagu BB klubi, et BB. Et me ei jutte pikalt Birdie Bunch, vaid on nagu et BB. No logo sul siin varruka peal ka, et siin on linnukesed lendavad korvi juures ja 4 lindu, nagu 4. puul, kõik said Birdie või? Selline mõte. Siin on erinevaid variante, et kes on siin ülarauas ja kes on alarauas. Ja, kuhu keegi puttis ja okei, vahva. Edasi, täna iseloomustab klubiga see, et seal on väga palju naismängijaid, et 25% mängijatest, teil on 101 liiget, on naised. Et sinul on ikka see naiste pool on südamel, eks ole? Jaa, sest see on hästi kihvt, kui naised ka spordi juurde jõuavad, et ei pea olema ainult mehine see spordi tegemine ja kui me praegu täna vaatame, et mis Kristineks maailmas teeb, et see juba süstib naistesse seda, et me kõik võiks teha ja kõik me elame väga kaasa tema nii-öelda mängule ja nüüd kõik mängud, mis ta seal USAs tegi, et meil klubi kogu aeg vestluses hoidis seal pöialt ja nagu kogu aeg elasime sellele nagu koos kaasa. Ja naiste osas just see ka, et me ka naistega käime koos mängimas aeg-ajalt lihtsalt, et ongi, et kui ka tulevad mehed, siis naised mängivad ühes puulis, mehed mängivad siis teises puulis, et olekski nii-öelda see nii-öelda naiste jutud ja selline asi ka. Naiste element seal juures. Kus sa need teised naised leidsid sinna klubisse? Räägime sellest ka. Ma ei tea, kuidagi nagu hakkasid tulema, et ma käisin seal Marko juures ka siis käisime trennis, seal olid naised, siis sealt kuidagi tulid need, siis on kellegi, hästi paljud on meil siis, meil on nagu selline pereklubi, et väga paljud ongi, et kellel mees mängib ja naine mängib, et siis mõlemad on meil klubis, eks, et kuidagi niimoodi on ta kasvanud. Mis te siis klubiga teete? Teil on seeriavõistlused, siis teie klubi on ka see iga algus on raske nädalamängude taga. Mis teil veel toimub? Nädalamängu taga olen ma üksi. See on puhtalt sinu asi? See on minu beebi jah, et seda ma klubi all ei tee, et seda ma teen nagu ise. Kuigi ma pean kiitma oma klubilisi, et kui mul oli suvel vaja paaril korral ise ära olla kuskil, siis mulle öeldi kohe, et ei, et mis me ei jätta midagi ära, et meil siin inimesi küll, et las teised proovivad ka, et mis see korraldamine on. Et siis nii-öelda nad paaril korral küll siis tegid minu eest seda mängu, ütles, et väga raske pidi olema korraldamine. Korra hästi hüppame, mul praegu lihtsalt torkas pähe sellest 4 aastat oled teinud. Sellest 2 oli COVID aastad. Et kuidas sa selle ajaga hakkama said, et siin oli igasugu reegleid ja asju? Sealt tuligi see, et kui esimestel aastatel on see sularaha majandus, et kogu aeg on, et nädalamängule lähed selle sularahaga, siis tegelikult on nii, et auhinnad ma ostan kaardiga või ülekandega, eks raja eest ma maksan ülekandega, kõik asjad teed nagu ülekandega, siis ma läksin vist esimesena selle peale üle, et hakata tegema ülekandega neid mänge, pluss ma tegelikult olen jäänud siiamaani selle peale, et see on tunduvalt mugavam, inimene ise ka, et kui ta on ära maksnud, ta ei pea ootama, et millal mina sinna jõuan, ta saab minna kohe sooja tegema, on nii-öelda oma tiibel kohe valmiseks. Ja tegelikult korraldaja mõistes on see ka natukene
no kuidas ma ütlen, turvalisem, et kuna Kurna ei ole kuskil siin linnas sees, et siis kui sul on mingid inimesed, kes on näiteks ootel või kus iganes, et sa ei tea kunagi, kas sa saad peale või ei saa. Kui sul on nagu see ära makstud, siis tegelikult sa tead, et sa oled peal, sa tuled kohale, sa ei pea nagu muretsema millegi pärast. No ma ikkagi hüppan siin natuke teemade vahel, aga see on ka loomulik sinu puhul, sul kõik, iga asi on natuke üksteisega seotud. Tegelikult Kurna rada ise väärib ka paar sõna, et rada nüüd haldab vald, ma saan aru. Jah, küll on Rae valla all, aga tegelikult on Kurna küla siis Aivar Asametsaga eesotsas, et kes siis teevad seda. Kurna rada on kihvt rada, aga kaks asja või ütleme üks peamine asi. Nii kui vihma sajab, on seal väga keeruline mängida, eks ole, seal on selline pinnas, et ta läheb sopaseks, tiialad on libedad. Kas see on nagu mõnes mõttes piiranud ka vahel seda võimalust, et millal te hooaeg nagu alati nagu raudpolt lõpeb? No nüüd ongi, mina olengi, kuna Kurnas teeb üks teine korraldaja ka, mina teen neljapäeviti, siis tema tegi teisipäeviti, nende hooaeg on läbi, minul siis nüüd saab oktoobri lõpuga läbi. Ja maikuus on tavaliselt see, kui me alustame. Ega varem ei saagi, eks ole. Talvel, mis sina talvised mänge ei korralda? Ei, selles mõttes ma niimoodi ei korralda, aga klubiga selles mõttes korraldama. Et klubi tegevus on meil ei ole seda, et on hooaja lõpp või hooaja algus, vaid meil on 12 kuud, et iga kuu on üks kindel mäng erineval rajal. Olenemata sellest, meil juba klubikad teevad, et kui vihma sajab, siis meil on kindlasti mäng või on suur maru või midagi. Et kõik iga kuu on nagu mäng kindlasti toimumas erinevas kohas ja siis nüüd on meil jõulupidu tulemas, kus siis kuulutame välja need aasta kõige siis kas aktiivsemad või tublimad mängijad. Lisaks siis teeme karikasarja, mis on mõeldud kõigile osalejatele, et see ei ole ainult meie klubi liikmete asi. Et sellel aastal siis ma sain ära proovida ja meil oli 2 PDGA etappi, et polnud varem nii-öelda teinud seda, ma ju endale PDGA numbri vist saingi alles äkki märtsikuus. Ja tegid ka kohe DD need põhimõtteliselt samal ajal tegin DD eksamiga kohe ära. Ja siis, kui DD eksam sai tehtud, siis meil enam-vähem kohe varsti oligi tulemas esimene PDGA mäng. Ja siis mõtlesingi, et sellel hooajal tegime 2 tükki, üks oli Kõrvemaal, kas oli äkki maikuus ja teine oli siis nüüd nädal tagasi Kiius. Et mõlemad läksid päris hästi ja tegelikult PDGA mängude vastu on inimestel huvi. Nii et uuel hooajal on plaan teha kõik puhas PDGA, et oleks inimestel rohkem võimalust käia siis mängimas. Kuidas seda, see on nüüd see, mitte see karikasari, see on mingi... Ei, see ongi, teemegi karikasari. See ongi karikasari ja see saab olema PDGA. Just, ja see on see, et kõik, kes on huvitatud discgolfi mängimisest, on oodatud mängima. Ja lisaks on teil klubi sisesed need üks kord kuus võistlused? Üks kord kuus on see kindel, kui me käime väljas, aga tegelikult meie rahvast kohtab absoluutselt igal nädalapäeval praktiliselt igal rajal. Et kui mäng on ja kui mängu ei ole, siis meil tavaliselt on endal selline 10 punt juba koos, kes kuhugi lähevad. Ma võtan siit arvutist lahti, ütleme teie klubi andmed, eks ole. Lööb kohe reitinguga ette, et tegelikult vannime ära siis ka võib-olla sellised tuntumad mängijad, et siin meesmängijatest Asko Krais, Werner Grün, Kristo Vallimäe, nii edasi, eks ole. Ja siis teil on kõvasti naismängijaid, eks ole. Terje Sanger-Nebo, Kadi Pilme, nii edasi. Liina Pärn, kes vist kogu aeg on rajal, et kui mina näen kuskil. Ühesõnaga lihtsalt, et mainida neid inimesi ja nimesid ka ära, et kes siin on. Kuidas sa nüüd seda kõike jaksad teha? Ei tea. Tähendab, sa veel pereelu ei ela, ma saan aru? Ei, selles mõttes jah, et lapsi mul ei ole, et ma olen tädi, 2-kordne tädi olen. Et õelapsed on mul Viljandis. Et nemad mind ikka aegalt näevad. Sest sa oled ju veel õpetaja ka? Jah. Et torkame selle teema ka korras ja siis vahele, et räägi, sul on õpingud pooleli ja oled õpetad? No selles mõttes õpingud enam pooleli ei ole, lihtsalt on vormistamise küsimus on, et lõputöö kirjutada. Lõputööd, okei. Et see tuleb ära käitustada kevadel siis. See ongi pedagoogika eriala? Just, ongi kohe klassiõpetaja eriala. Ja kus koolis siis õpetad? Laagna gümnaasiumis, Lasnamäe
ääre peal. Kui suur töökoormus on? Töökoormus on hetkel 15 tundi, et mul on ainult oma klassi tunnid sellel aastal, et mul on 4. klass ja siis toimetan nendega. Okei. Ja selle kõrvalt jõuab teha küll praegu. Lisaks sa rääkisid, et sa teed ühte huvikooli. Ma võtsin siin selle vist ette lahti ka. Kriipsujuku erahuvikool. No ütle ruttu ära, mis asi see ka on. See on nüüd seal sinu kodukandis Järvekülas. No see sai niimoodi, et eelmine kool, kus ma siis töötasin, Järveküla kool, tekkis vajadus, et oleks eelkooli vaja. Ma olin juba eelnevalt mõelnud, et võiks mingi oma ettevõtte ka olla. Ja siis põhimõtteliselt tegin lihtsalt omale ettevõtte, lõin sinna alla huvikooli, kirjutasin erinevad õppekavad, lasin ministeeriumil ära kinnitada ja nüüd mul on siis akrediteeritud kool. No võt, niimoodi jaksame teha. Räägime kohe naistest ja naiste discgolfist nagu veel rohkem, aga üks küsimus ikkagi mind nagu painab ja see painab paljusid, kes elavad kas Tallinnas või lähiümbruses, et radu on vähe. Et tegelikult ju seal samas piirkonnas Rae vald, mis seal on, Kurna rada ongi kogu moos ju. Kas on olnud unistusi, mõtteid, et kusagile midagi see rajada? Ütleme nii, et meil on olnud oma keskis mõtteid, aga paraku need asjad võtavad päris palju finantsi. Et praegu see lihtsalt arvatavasti jääb unistuseks, et maa küsimus on pigem võib-olla see kõige suurem, et kuhu nagu teha siis seda. Kedagi suure maalapi omanikku selles piirkonnas vaevalt on, maa on kallis hinnas ja keegi nagu oma... Ehitavad maju peale. Pigem ehitatakse maju peale kui discgolfi rada. Aga mis su selline kõige helesinisem unistus oleks, et nakata kuulajat natuke, äkki keegi võtab sabast kinni? Ei no ikka, et kui muidu võikski olla oma selline rada, et mida saakski öelda, et see on nagu meie siis, kui me praegu ütleme, et spordiregistri järgi meil ongi Kurna on siis meie kodurada, eks. Aga et oleks siis nagu rada, mida ise oleme disaininud, ise hooldame, ise teeme, ise korraldame. Et see võiks olla selline... Aga seal samas Rae piirkonnas? No ta võiks olla küll kuskil seal kandis jah, et kuna kuigi meil tegelikult ju inimesi on igalt poolt, et kõige kaugem liige meil tegelikult elab üldse Otepääl, eks, Rich Rogermanist. No nii. Siis üks noormees on meil Viljandist, siis meil on Raplamaalt, eks, palju, et meid ja vahva on see, et tegelikult nad tulevadki meie, kas klubimängudeks tulevadki siis selleks 1-2 päevaks siia Harjumaale, et mängud kaasa teha, mis on selles mõttes hästi äge. Ja puudutame veel selle liikmete küsimuse veel ka ära, et kuna sa mainisid siin jälle, kust keegi on, teil on limiit. Meil on limiit. Riigikogu, 101 liiget. Miks nii? Kuidagi tundus, et võiks olla selline arv ja siis ütleme, see on ka selline, et mida ma ise jõuan ära halata, et ma tahan, et on liikmetega lugu selline, et ma tean, kes mu klubis on need inimesed, et kui ma kuskil võistlusel või tänava peal näen inimest, et ma tean, et ta on meie klubi liige ja tänasel päeval see on niimoodi, et ma tean, kes mu klubis täpselt on. Ja see hoiab siis mõnes mõttes olemasolevad liikmed ka tuliste süte peal, et kui ikka väga aktiivne enam ei ole, ei panusta, ei käi, midagi sust ei tea, siis näitad usta ja võtad uue. No päris, võib öelda robustselt jah, et näitame usta, eks, aga kuna ikkagi meil tegemist on MTÜ-ga, siis tuleb teha üldkoosolek ja siis ikkagi otsustada ühiselt. Seal otsustada. Et kes siis, kui tekib olukord, et kas siis see liige nii-öelda... Veel ei ole tekkinud? Meil alles ju esimene hooaeg sai läbi, et nüüd arvatavasti selle aasta detsembris me selle küsimuse tõstatame. Kui pikk järjekord ukse taga on? No selline 10 inimest on praeguseks hetkeks meil ukse taga. Palju teil noormängijaid on? Noormängijaid on meil 2. Neid on vähe ikkagi. Neid on vähe. See on üldse Eesti discgolfi teema ja võib-olla ei ole tänase jutuajamise peateema, et neid on, aga tundub, et tullakse natuke hiljem sinna sporti. Et nad on mõlemad 11. klassi noormehed. Et elavad ka mõlemad Rae vallas, et... No 11 klass, jah, nemad on juba ka üsna siuksed... Ikkagi suured pigem. Ja juba suured poisid. Okei. Nii, naistest rohkem. Tegelikult naiste discgolf on sul nii väga südamel, et korraldate veel võistlust Ladies First näiteks. Räägi sellest, räägi neid muid asju veel, mis sina naiste discgolfiga seoses korraldad. Naiste discgolfiga seoses on selline asi, et sain tuttavaks Silja Madissoniga siis, kes on discgolfi liidus
ja tegelikult tema leidis minu, et kirjutasime, meil kohe tekkis selline hästi-hästi mõnus klapp ja siis kuidagi tuli rääkima, et no, et teeks siukse võistluse naistele. Ja siis ma ütlesin, et hea küll, et miks mitte. Ja hakkasime tegema ja eelmise aasta võistluse tegelikult me vist kas 3 kuuga planeerisime ära ja tegelikult tuli väga kihvt üritus ja meil olid ka kaasatud mehed lihtsalt sellepärast, et tihtipeale naised üksi ei julge ju tulla võistlema. Ja siis oligi, et siis sul see mees või elukaaslane või sõber, kes iganes võis tulla sind kädima sinna võistlusele. Mehed tegid meile süüa, õhtul oli pidu, vaatasime koos Eurovisiooni, et hästi selline kihvt üritus. Ja juba siis seal öeldi, et kas tuleb veel. Ja nüüd on siis, eile oli siis see päev, kui me uuesti kuulutasime välja, et uue aasta kuupäevad ja uue hooaja 2021 mai jälle Metsajõel on meil siis Ladies First 2023. Ja sinna me ootame ka hästi palju erineva siis mänguoskusega naisi, et mida rohkem, et eelmine aasta minu meelest isegi üks naisterahvas, kes selles kõige madalama reitinguga divisionis võitis või tuli top 3, ta oli üldse oma elu esimesel võistlusel. Et ma kujutan ette, kui mõnusa sellise tunde seda landis, et oi kui äge, et ma tulen esimest korda võistlema, äge seltskond, äge rada ja siis saan veel poodiumile ka aegs. Aga ma nüüd kohe küsin vahele nüüd selle valguses, et meie Eesti naine Kristin tuli maailmameistriks, ta tuli terve hooaja võitjaks Pro Touril. Noh, mitte keegi naine ei ole üldse sellist hooaega teinud. Kas te kuidagi Kristinit saate ka heas mõttes ära kasutada nii kaua, kui ta nüüd Eestis vahepeal kodus on? Ta küll tahab olla kodus ja puhata, aga oleks vist päris hea, kui ta aitaks natuke promoda seda naiste asja. Tegelikult nüüd kevadel, mis meil see võistlus oli, seal tegelikult meil oli Kristiniga koostöö, et Kristin pani omalt poolt välja ka mõningad auhinnad, et mis siis läksid naistele välja andmiseks, et alguses oli jutt, et võib-olla ta jõuab ka mängima, aga siis tal tuli juba see USA tuur peale, et siis ta ei jõudnud. Aga ta kindlasti ka on see, kes seda naiste discgolfi nii-öelda toetab ja promob ja näitab ju supervalguses, et ma arvan, et väga paljud võib-olla väiksed noormängijad juba vaatavad, et tahaks ka tulevikus midagi sellist saavutada. Mis siis veel? Sa oled ise ka naisena siin discgolfis olnud ja seda ka mänginud, sa tead ka seda sportlikku poolt, eks ole. Sa kuidagi ütlesid enne saadet niimoodi nagu naljaviluks ja mina võin täpselt samamoodi öelda oma koha pealt, et tuleks see mäng ka siis nagu paremini välja, et palju sul endal on aega nautida või harjutada või mida iganes? No suvel ikka oli see, et iga päev oli kindlalt käisid korra rajal ära, eks, et vahel ja meil on ka eesmärk see, et käia hästi paljudel erinevatel radadel, mitte ei ole see, et me ainult ühte kindlat rada mängime. Et see on ka see, et kui me klubiga käime, siis iga kuu see mäng toimub terve aasta, 12 mängu, mis on, kõik on erinevatel radadel, et ei ole seda, et midagi korduks. Et mängijad saaksidki näha ka teisi radasid, et tulla oma sellest mugavustsoonist välja. Et see on hästi oluline ja loomulikult, kui ma suvel ka siis Viljandis kodus puhkamas käin, et siis Viljandi rajad on ju hoopis midagi muud kui siin Tallinna külje all. No väga ilusad on Viljandi rajad. Väga ilusad, jah. Et selles mõttes on hea, et ma mängin ise küll päris palju tulemus, ütleme, no siinkohal ma ikkagi pean hästi kiitma meie klubikaid, et see ühismängimine, see on nii palju arendanud minu mänguoskust, ma arvan ka mängil teiste mängijate mänguoskust ja siis tõesti, kui meil olid suvel olid Jõulumäel siis klubi esimesed meistrikad ja siis suvepäevad, siis klubi tegi mulle sellise üliägeda kingituse, et meil on Tanel, kes tegi endale siis selle diskikoti käru, siis nüüd on mul ka nimeline käru, pluss siis veel, kuna Asko Eks on meil klubis, kes ju mängib tegelikult väga heal tasemel, kõrgel tasemel. Et siis tema tegi valiku, et kuna minu mäng on arenenud, et siis ka minu kettavalikotis võiks areneda ja siis klubikate poolt tuli veel 15 erinevat kettast, et mida ma nüüd siis uuel hooajal hakkan kasutama, et siuke hästi kihvt nagu. Oot, see käru asi nüüd jäi mul kõrva, et keegi tegi ise käru, et oskab mis iganes keevitada, värki, särki teha.
no näed, sellised inimesed on tegelikult. jah, meil on tõesti väga palju erinevate huvidega erinevaid inimesi ja see on ka asi, miks me teeme ju ka koos tegelikult muid asju. Et me ei ole üksnes selline ainult mängime discgolfi klubi, vaid me tõesti teeme muud, et suvel meil olid omavahel grillipeod. Pidin just küsima, nii, mis te öeldate, grillipeod, nii? Siis meil eelmine aasta oli jõulupidu, see aasta tuleb jõulupidu, siis oleme siin... See tuleb siin samas, kus me salvestame? Ja siin samas Disclandis tuleb sellel aastal meil jõulupidu. Siis me oleme lauamänge koos mänginud, lisaks on sellised asjad kui Rae valla mängud, kuna klubi on Rae valda registreeritud siis MTÜ, siis Rae vald korraldab mänge, mis koosnevad erinevatest spordialadest. Esimene oli meile sobivalt discgolf, mille siis klubiga võitis. Ja järgmine on nüüd keegel tulemas novembrikuus. Nüüd homme läheme jälle klubikatega keeglisaali. Keeglikuule loopima, et jah, et teeme ka koos erinevaid muid asju, et see on selles mõttes ka nagu tore, et me oleme nagu selline suur pere, et teeme nagu muud ka. Jaa, selge, aga sul on veel liidus ka mingi roll, et mõnes mõttes ma isegi ei olnud nii üllatunud, kui ühel päeval kuskilt käis läbi, et Piret Orgussaar on ka EDGL-is nüüd ametis, et räägi sellest ka, et kes sind kutsus, mis su amet on? No see on see ikka see armas Silja, kes mu leidis ja kellega me siis hakkasime omavahel asju tegema. Siis ühel päeval ta tuli mu juurde jutuga, et kuule, et äkki ma tahaks ka liitu tulla panustama, et siis minu roll on olnud suuresti, et temaga koos mingite asjade siis tegemine, abistamine kuskil võistluste juures, kui on olnud vaja. Siis on praegu meil käimas discgolfi abitreener 3 siis kutse andmine, et siis selle kutse hindamiskomisjoni juures toimetan, et esimestele siis nendele abitreener 3 kutse andmine hakkab toimuma novembris, et kui see saab tehtud, et siis saame panna nii-öelda märgi maha, et juba liigume selles suunas, et päris treenereid hakkaks discgolfi maastikule tulema. Kas sa ise igatsed ka nagu oma koolitegevuse juures hakata andma näiteks discgolfi tunde lastele? Me ostsime kooli 2 korvi, ühe kehalise õpetajaga koostöös me oleme sellest rääkinud. Asko käis tegelikult meil ka 8. klassi poistele tegemas discgolfi näidistundi. Ehk siis jälle, et teeme miskit muud, on ju, et lastele tegelikult see väga meeldis. Et plaan oli ka nüüd, et mis sügisene spordipäev oli, et sinna ka discgolf sisse võimida, aga paraku spordipäev jäi teatud põhjustel lihtsalt kahjuks ära. Aga on plaan küll, et kuna koolil on korvid olemas, meil on seal ketted olemas, siis tundides on tegelikult juba praegu teevad seda. Et ja plaan on ka siis suuremate klassidega mingi kevade poole rajale minna, et siis arvatavasti ma nii-öelda lähen ka kaasa. Kas, kuna see on Laagna kool, ma küsin, et seal on ka vene rahvusest õpilasi päris palju. Näed ka potentsiaali, et rohkem võiks nagu vene kogukonda, vene keelt kõnelevasse kogukonda minna discgolfisse, et praegu me neid veel liiga palju ei näe ala juures. Tõsi, ma usun, et ikka võiks tulla sealt juurde, kuigi ütlen oma mängudel ma olen küll kohanud, et kes on ka nii-öelda siis teisest rahvusest mängijad, et erinevus rikastab meid. Nii, Piret, päris palju teed ja aksad jõuad. Kokkuvõtteks, mis on sinu suurim südameasi selle discgolfi juures? Sest miski seal peab olema see põlev tuum, mis hoiab sind niimoodi kogu aeg minemas. No tegelikult on see, et kui on neid inimesi, kes tahavad tulla mängima, tahavad olla aktiivsed selle spordi juures, siis tegelikult see innustabki, et miks korraldada asja ongi ju puhtalt sellepärast, et teised ka sellest midagi saaksid. Et loomulikult korraldamine on tore, kõigile see muidugi ei meeldi, eks, aga mulle meeldib ja kui inimesed sellega kaasa tulevad, no super. Ja teine veel, et naised leiaks rohkem teed discgolfi juurde, olenemata sellest, et mis tasemel sa mängid, et sa ei kardaks või ei tunneks nagu seda vale häbi, et oi, et ma nüüd ei saa hakkama seal või viskan vastu puud või mu distants ei ole seal 100 meetrit, eks, et ma ei tea, ma viskan ka praegusel hetkel selline 70 meetri kanti, et
et tore on ikkagi, et mis siis, et mäng on ikka veel nii-öelda plussis ja punane, aga tore on. Ja tundub, et sa oled seda sorti inimene, et just nagu sa ütlesid, et lihtsalt korraldamine ei anna veel seda rahulolu, vaid kui sa näed, et peegeldub inimestel tagasi mingi rõõm sellest, mis kogemuse nad saavad. No väga hea, võt selline jutuajamine oli meil täna siin Disclandi ruumides, kus teie klubil tuleb jõulupidu. Siis sinna on küll veel aega vist, aga see intervjuu jääb meie kanalile üles, saate seda vaadata. Aitäh, Piret, et sa jagasid. Aitäh kutsumast. Hea meelega ja ma usun, et see on seda sorti jutumine ajamine olnud, et kust paljud võivad ammutada inspiratsiooni ja loodame, et eriti siis just naisterahvad ja uued ala juurde tulijad. Lõppu veel paneme selle, et kust saab infot siis teie klubi tegemiste kohta ja siis Kurna mängude kohta, kuigi nüüd nad kevadel alles restardivad. Ütle need asjad ka ära. Klubi kohta saab infot Metrixist, nii nagu ikka, et valida klubide alt siis meie klubi nimi, siis me oleme Facebookis, on meil siis klubi leht, pluss ka Instagramis on meil TGK Birdie Bunchi leht olemas. Ja just selle lehe leiab üles, kui mitte ainult Birdie Bunch panna, aga TGK ette, eks ole. Et discgolfi klubi lühendatult siis. Okay. Et leiab üles Instagramis olema ka sama nimega ja nädalamängudel on siis ka leht Iga algus on raske ja see on ka Metrixist leitav, aga nüüd sellega saab selleks hooajaks läbi, et kevadel siis vast jälle. Kevadel jälle vaatame, mis discgolfi elu toob. Aitäh veel kord. Aitäh.